tere tulemast tagasi, me oleme jälle Tallinna lennujaamas, mis ei tule mitte kellelegi suure šokina, ma arvan, aga meie viimane, kõige pikem reis ongi algamas ja see on esimene kord, kui ma reisin Lunchikuga. Ja ta on ülitubli praegu olnud, ta on tõesti nagu, me oleme kas väga muhedate naiste ja meeste või teenindajate otsa sattunud või tõesti Luna on nii chill, aga kõik on nagu mingi nunnutavad teda ja Luna on ka mingi wow, nii õnnelik. Nii et selles mõttes algne stress on nüüd taandunud, lennuhirm endiselt olemas, aga vähemalt see hirm, et Luna nagu kuidagi lennujaamas halvasti käituks, see nagu jah, seda stressi enam pole, nüüd on ainuke stress veel see, et mis saab lennukil ja õhkutõusul, sest et ma veits muretsen ta kõrvade pärast, aga eks me vaatame. Aga ma mõtlesin, et ma peangi siin juhatama meie reisivideo sisse, sest et jah, esimest korda koeraga lendamine ilmselt paljudele on see huvitav. Ma ei tea, kui paljud teist on oma koeraga lennanud, aga see on päriselt mu esimene kord, et võib-olla siis kellelegi on abi. Aga kui ma olen Berliinis, siis ma räägin täpsemalt, mis kuidas toimis ja mis nagu siin turvakontrollis toimus ja nii edasi, et meil tegelikult oli juba boarding call. Ladies and gentlemen, from Madec, Captain speaking. We are starting descent towards Berlin Brandenburg Airport. We expect to be ground approximately in 24 minutes. Nice weather reported in Berlin at the moment. Few clouds, temperature plus 19 degrees by Celsius. Thank you, fly with Air Baltic. Wish you a nice day. Luna, kuidas oli? Kuidas oli? Ei olnud hea, jah? Ja nüüd me peame oma transpordi üles otsima. Mõtteliselt siis mu sõbranna pidi alguses meile vastu tulema, aga ta on tööl ja ta saatis 2 oma lõbu, 2 tüdrukut ja ma nüüd pildi järgi siis pean tuvastama, et kes on siis meie transport. Will be fun. We run away to get us up when we're low. Just chase the waves. We'll make it up as we go. Elu on šeit, ma ütlen. Elu on šeitlus. I'll show you where to go. Meil on päev nii pikaks veninud ja ainuke asi, mida ma praegu tahan, on üks Twix ja natukene vett. Me pidime tegelikult Hamburgi jõudma 6 paiku, me nüüd jõuame kell 10 ja ma räägin teile rongis pikemalt miks, aga alati kui sükene päev on, alati kui on ülistressi rohke reisipäev, siis ma millegipärast craving täiega šokolaadi ja ma ei tea miks, aga it is what it is. Mul on päriselt tunne, et me oleme praegu teinud selle 1 päevaga terve Eurotripi, sest et esiteks su statiiv on veits paigast ära. Me siis alustasime Berliinist, Berliini Central Stationist ehk siis keskjaamast, mis see kõige suurem rongijaam on, mis see Haberhof oli või? Jah. Haberhof. Siis sealt me sõitsime Rathnausse, siis Rathnausse me sõitsime Stendali, siis Stendalist Ültsenisse ja Ültsenist me sõidame nüüd Hamburgi. Hetkel me oleme Ültsenis. Me vahepeal mõtlesime Tanniga, et kas me ikka lähme õiges suunas, sest et me oleme full maal, me oleme täiesti maal, ma pole kunagi Saksamaal nagu maal käinud. Et nagu kuidas me peaks siit jõudma põhimõtteliselt Saksamaa teisel kohal suuruselt olevasse linna Hamburgi, kui me oleme täiesti põldude vahel. Aga vaatame, meie viimane rong tund aega ja siis me peaks 10 olema Hamburgis, kus lõpuks Vivian siis meid peaks peale võtma. Sest et kogu see trip praegu tuligi sellest, et me rääkisime täielikult üksteisest mööda ja Vivian siis arvas, et me lendame Hamburgi, aga mina vist siis ei maininud uuesti talle, et me lendame Berliini ja ta saatis meile transpordi järgi Hamburgi lennujaama ja siis me saime siukse mõruda tableti, et ei, peab hakkama rongiga trippima ja ma ei olnud väga researchi teinud, nii et ma hetkeks olin täielikult pead tagana, aga lõpuks kõik asjad hakkasid nagu paika loksuma, nii et nüüd on lootust jõuda kuhugi tsivilisatsiooni jälle. Jõuame. Ma olen nii shiny ka, mõni ütleks, et ma olen glowy, aga ma olen lihtsalt nii rasvune. Ma arvan, et on see väiksem probleem praegu. Some things
Kaisi, kuidas oli? 1-10-ni 10-10-st soovitaks kõigile sõpradele, tooks kõik sõbrad siia ja ilmselt viimasel päeval tuleks tagasi ka. Amazing? Will you bring your friends back here? Yes? Everyone, I'm gonna bring everyone. Because the fucking croissant waffle, oh my god, this is amazing! Kõhud täis ja me alustame enda päeva Hamburgis. Nüüd mina ja Tain tegelikult ei tea väga palju Hamburgi kohta. Selleks on loodud vägagi sobilik tuur just nende jaoks, kes siis ei taha kas ise lugeda Wikipeediast ajalugu või eelistavad, et keegi räägiks neile seda ja selleks on tasuta kõndimistuurid ja seda me täna Tainiga teemegi. I can show you how Hamburg started. 12th century, surrounded by 3 rivers, Alster, Bille, Elbe, as you see. This little place, no, with 500 people. Then it became the metropolitan port city. Then what happened? The fire happened, no? 1/3 of the old city was gone. So proud Hamburgers, proud merchants, they wanted to show to the world we can build our city very quickly, even look at our city hall. Mis me siis teada saime, on see, et kuigi kõik need jõed, kõik need kanalid näevad väga ilusad linnas välja, sest neil oli ka muidugi eesmärk kunagi. Ja mis see eesmärk oli peale transpordi, oli see, et seda kasutati nii kanalisatsioonisüsteemina kui ka 13. sajandil joogivee allikana. Et kujutage ette, see, mis siin praegu näeb kõik nii ilus välja, oli täis igasugu huvitavat kraami ja inimesed veel jõid seda vett. Ju. 8,600 victims of cholera epidemic in Hamburg. The thing is, the date is important, very late, 1892. What happened? You can imagine already one reason. Drinking water, thank you very much, exactly. Remember where it was taken from? From the channels, no? It was not the best, of course, under the cholera, such condition for water. And it was found by the scientist Robert Koch. This is why in Germany the biggest institute for infectious diseases called like that. Nonii, meie tuur on läbi. Tain, mis sa õppisid? Ma isegi ei tea, et sa peal oled, aga loodame, et sa oled. No, väga palju õppisin. Nii. Näiteks sain teada, et sellest valgest majast siin oli see tulekahju sai alguse. No ja siis siit teiselt poolt, siit majast liikus siiapoole ja siis kogu see äär kõik läks järjest sinna vanalinna poole põlema. Ja kuidas see kõik üles uuesti ehitati? Väga lihtne. Esiteks, Hamburg ise oli juba rikas linn, nii et inimesed juba oma raha panid selle ehituse peale. Ja samuti, kuna see oli nii tähtis kaubanduslinn kogu maailmale, siis aitasid ka muidugi Prantsusmaa ja Venemaa oma ressurssidega. Muide, ma sain lõpuks aru, miks mulle nii väga Hamburg meeldib ja miks mulle see arhitektuur meeldib. Põhjus on väga lihtne. Mulle on väga meeldinud alati Ameerika, üldse New York, LA ja kõik sellised kohad, eks ju. Ma olen väga nagu sinna poole tõmbav tüdruk. Ja me saime teada, et Hamburg on oma arhitektuuri poolest sarnane New Yorkiga, et on võtnud, kui nad ehitasid uuesti üles Hamburgis, nad võtsid eeskuju New Yorkist ja sealt börsi piirkonnalt või börsituru piirkonnalt. Me astusime sisse täiesti tavalisse vanasse Hamburgi majja ja Vivian siis on meil on siuke kergelt tuurijuhtena ja selle maja eripära ongi see, et siin on liftid, mis ei jää mitte kunagi seisma, need kogu aeg liiguvad ja see maja siis on nüüd kasutusel kui kontorihoone. Nii et põhimõtteliselt need inimesed, kes tulevad iga päev tööle, nad peavad sõitma nende liftidega nii, et sa hüppad peale, hüppad maha, hüppad peale, hüppad maha, nagu see ei jää kunagi seisma. Ja päriselt see meenutab mulle mingit Harry Potteri filmi. Yeah, it's you have to do it. Oh my god, it looks so freaking sketchy. Okay. You can get 2 persons. Okay. Go. Okay, next one. And you just go. Oh my god. Oh wow, it's gonna be dark. It's gonna be dark. It's gonna be dark.
Oh my god, it's so weird to jump off because it feels like the ground is moving. Oh my god. No. Why? Because you go down. No. I am not going down. You go down. Alustasime enda hommikut täna jalutuskäiguga Elbe jõe äärde, mis on selja taga ja selle jõe ääres asub siis ka Saksamaa kõige suurem sadam ja see peaks olema siis ka Euroopa 3. ja maailma 15. suuruselt sadam. Mis me veel oleme huvitavat teada saanud selle ajaga, kui me Saksamaal oleme olnud, on see, kuidas siin koertega ümber käiakse või kuidas siin kasvatatakse oma koeri. Me oleme jõudnud järeldusele, et siin on täielikult vaba kasvatus koertel, sest et siin ei tea mitte keegi siukest sõna nagu see koera jalutusrihm, sest et kõik koerad käivad ringi ilma rihmata ja I am shook. Eestis, kui sa näed lahtist koera, siis tavaliselt on nagu veits tõmbab korra nagu seest jahedaks, sest et noh, sa ei tea ju kunagi, eks ole, koerte kasvatusest. Ja mis me veel saime teada on see, et kui sa tahad koeraga jalutada siis niimoodi, et sul ei ole rihma, siis koeral on vaja juhiluba. Põhimõtteliselt see on see, kuidas siis Vivian meile seletas, et see on põhimõtteliselt koera juhi luba, ehk siis kui ta lahtisena kõnnib ja politsei küsib, siis sul peab olema esitada see luba, et ta võib lahtisena ringi käia ja kui sa koera endale võtad, siis sa pead ka selle juhiloa nii-öelda taotlema. Siis koera juhiluba. Aga jah, siin on see täitsa nagu päris asi. No kujutage ette, et elate sellises majas. See näeb minu arust nii cute välja, see asukoht on kuidagi nii tore. Ja siis ta iga päev. Vaatate seda. Ne? Selles mõttes ta on huvitav vaade küll, aga no ekraanased iga päev vaadata natuke. Jah. Aga maja arhitektuuri poolest ise on väga äge minu arust. Kalamaja on vast samasugune. Aga võib-olla tõesti on veits siuke kalamaja vaid. Meie missioon praegu on leida üks hea jääkohvi. Go! We have 2 large cappuccinos with oat milk and milk. And a tuna bagel. And anchovy bagel. Ma just ütlesin Tanile, et reisi parim osa minu jaoks ongi see, et sa leiad igasugu selliseid pisikesi söögikohti, mida sa ilmselt muidu ei külastaks, aga kuna me tulimegi suht sellisesse kõrvaltänavasse ja me oleme pigem sellises hipsterlinna osas, siis siin on hästi palju selliseid pisikesi coffee shop'e ja praegune lõuna tuli siis Mother Fine Coffee Shopist ja 90-st. Aine? Jaa, 90-st. Me kõnnime praegu ringi siis sellisel tänaval nagu Reaper Bar, mis on siis kõige rohkem tuntud kui Peotänav Hamburgis. See kõige suurem Peotänav Hamburgis, mis üldse on. Ja see on see koht, kuhu sa tuled, kui sulle meeldib selline bar hopping, sulle meeldib käia erinevates klubides. Aga mille poolest on see tänav veel tuntud? See ei ole nüüd mu kõige noorematele jälgijatel, õnneks ma tean, et neid seal väga palju ei ole. Aga selles mõttes praegu vist me elame juba sellel ajal ka, kus need teemad ei ole nii tabud. Reaper Bar on tuntud ka siis oma ühe kõige suurema erootikapoe poolt. Ja see on reaalselt nagu turistiatraktsioon, ma ei tee teile naljas. Ma ei usu, et siin inimesed isegi ostavad midagi, või nad päris lähevad sisse, et seda vaadata. Ja see on siis Boutique Bizarre ja see nimi on väga fitting selle kohaga, sest et mida sa leiad siit? Ma arvan, et pooltest asjadest ma isegi ei saa aru, kuidas neid kasutama peaks. Saad ära flörrima seal videos. Kunagi oli käepõru ja nüüd on see. Jaa. See on siis see täiskasvanud versioon kommi käepõrust. Nähtud ta meil on ja ütleme nii, et oli see vast kogemus. Luuna ei vaata meil enam silmagi. Jah, see on see koht, kuhu sa tegelikult lastega ei peaks minema, nii et siinkohal ma ütlen, et okei.
Sorry, Luna. Te pidid väga jubedaid asju praegu nägema, I am so sorry. Someday we will look back and our hearts will be whole again. I want to Meie tänane viimane peatuskoht on selline aed või park nagu Planten und Blumen, mis tähendabki Plants and Flowers ehk siis, nagu te aru saate, taimed ja lilled. Ja see on siis 47 hektarit maad on kogu selle pargi all. Ja siia ongi siis sisse põimitud erinevad kultuurid, erinevad taimeliigid. Näiteks praegu me oleme siis Jaapani taimede osas. Põhimõtteliselt jah, see on hästi-hästi populaarne koht just peredele ja kohalikele, eriti nädalavahetusel nagu täna, laupäev, kusjuures ei mõelnud üldse sellele, et siin võib täna olla täiesti packed kõik. Aga nagu ma aru saan, siis pigem need aiaosad on nagu turistidele ja täiskasvanutele ja lapsed on siis üldse täiesti eraldi alal, mis on siis igasuguste erinevate atraktsioonidega ja kõigi selliste asjadega, lastesõbralike asjadega. No see ei läinud väga plaanipäraselt, ma ütlen teile. Põhimõtteliselt mul oli mega FOMO täna, sest et ma pean tööd tegema ja Tannil on eks ju full puhkus, sest et tema võttis 6 aega täieliku puhkus, aga mina siis ikkagi otsustasin, et ma 2 korda nädalas teen oma ülesandeid. Ja ma tean, et mul on täna pikk tööpäev, siis ma mõtlesin, et okei, et mega FOMO, sest et need 2 nagu Luna ja Tann lähevad sightseeima ja mina pean tööd tegema, siis ma mõtlesin, et okei, et ma teen siis endale vähemalt päeva lõbusamaks ja ma tulen mingisse üliilusasse, ülitervislikku hommikusöögi brunchi kohta, et ma teen seal tööd senikaua, kuni nemad siis sightseeivad ehk siis õhtuni ja me jõudsime nüüd kohale ja seal oli mega järjekord, ma ei tea, kas siin on enam näha, ma olen liiga kaugel. See koht pannakse kell 4 kinni, see järjekord ma arvan, et on mingi 2-3 tundi ja kell on 12, nii et see lihtsalt ei tunduks loogiline seal seista. Nii et seal kõrval oli mingi New York Bageli koht ja ma mõtlesin, et davai, võtame siis seda ja me nägime, et seal eespool oli mingi siuke suurem kohvik ja ma sealt võtan lihtsalt kohvi, istun maha, panen oma läpaka tööle ja siis hakkan sealt tööle. No nii, Luna, tule ka, tule siia, tule. Ühesõnaga, Kaisa oli tööd tegema ja mina pidin filmima. Nii et te näete väga palju igast materjali, mida tegelikult vaja ei lähe. Aga jalutasime Lunaga kuhugi siia parki ja nüüd ma otsin kuskilt koha, kus saaks lebotada ja siis vaatan, et Luna seda pardi sitta nii palju sisse ei töö endale. Ja siin pargi teisel pool otsas on siis planetaarium ja see on ehitatud siis vanasse veetorni, ma ei tea, kas seda siit on näha. Igatahes see tundus seal teiselt poolt parki palju väiksem, lähemal jõudis on päris suur ja see on mingi turistiatraktsioon, sinna saab sisse minna ja vaadata ja möllata, aga me ei lähe, kuna siin sadas praegu just vihma. Õnneks me Lunaga saime kuhugi puu alla tulla, aga no nagu näha, siis igal pool puude all on inimesed, et ennast varjata. Lunal on ka vaimust. Ei ole enam vaimustust väga siin kõndida ja siis me nüüd üritame uuesti Kaisa leida kuskilt sealt kohvikust. No ja kõigil neile lillehuvilistele siis nagu Kaisa kanalil räigelt neid on, siis igal pool parkides on sellised mingid kohad, kus saab istuda ja siis on plaanid, et mis lilled kus on ja siis saad tarka nägu teha, nagu sa oled botaanik, nagu Luna teeb. Luna, mis lill see on? Peate arvestama ka sellega, et mina neid kaamera settinguid paika ei oska panna, nii et te näeksite midagi. Hetkinen. Saate udust või väga valget pilti. Luna, väetad jah? Väetad lilli? Ma saan ka lõpuks oma samme teha. Neil on 16 000, mul on 3 000. Mingile väga improviseeritud Hamburgi toidutuurile, sest et kogu see vlog on olnud ühest söögikohast teise minek, siis vahepeal mingid sightseeing kohad, nii et mis seal ikka, siis see vlog ongi pühendatud, et te saate parimaid asju Hamburgis.
meil on veel mõni päev Hamburgis järel ja täpsemalt siis tegelikult 2 päeva on Hamburgis järel ja meil on veel väga palju asju teha, sest et meil ei ole väga ilmaga vedanud. Mõni päev on siuke ülimõnus, ilmpäike paistab ja siis me üritame ikka käia nagu sightseeimas ja kõiki neid kohti vaatamas, mida ma veel näinud ei ole. Aga täna lubas tegelikult mega halba ilma ja siis me mõtlesime, et okei, et lähme äkki kuskile muuseumitesse, aga nüüd meile väga meeldivaks üllatuseks on ilm täieliku pöörde teinud ja meil on mingi 24 kraadi sooja siin ja me otsustasime, et okei, me peame minema paadisõidule, sest et Hamburg põhimõtteliselt on nagu Veneetsia. Siin on hästi palju jõgesid ja siin linnas näiteks on kõige rohkem sildasid kõigi Euroopa mingi linnade peale, midagi sellist, ehk siis Hamburgis on 2500 silda. Nii et sellepärast seda ka kutsutakse nii-öelda Veneetsiaks või nagu selliseks Saksamaa Veneetsiaks. Ja siin ongi võimalik siis paatidega liikuda ühest kohast teise ja me täna võtame kätte siis selle teekonna, kus me üritame paadiga vaadata nii palju kui võimalik. Meil on väga vedanud Tanniga, et meil on sõbrad ees, kes saavad meile tervet seda linna näidatust. Ma tunnen, et niimoodi sa näed rohkem neid peidetud pärleid ja vähem selliseid turistilikke asju. Ja täna on meie giidiks Viviani isa, kes ülitore nagu selles mõttes, ta on selline isa, kes tuleb meiega peole kaasa, kes tuleb meiega igasuguseid turistilikke asju tegema, et on siuke väga armas. No nii, ma tean, et paljude jaoks reisimise juures on alati tähtis, et leida kõige Instagrammable koht üldse või siis saada hästi ägedaid Instagrami pilte. Ja Hamburgis ma megalt soovitan seda paadisõitu, mis me praegu teeme. Sa saad rentida paadi tunniks ajaks, kogu grupile läheb see maksma umbes 20 € ja ühte paati siis mahub 4 inimest. Ja Tann enne siis ütles ka seda, et sul peavad olema sõbrad, kellel on kas tugevad jalalihased või viitsivad reaalselt sõita tund aega vesirattaga, sest see on küll paadikujuline, aga sa pead reaalselt väntama ise, et see liiguks. Tegelikult oli sama hinna eest ka paatemootoriga, et selles mõttes, eks on igaühe enda otsustada, et millise paadi nad lõpuks võtavad ja ma isegi tea, miks me selle kasuks otsustasime. Load ei pea olema? Võib-olla peavad paadiload olema selleks. Jah, no igal juhul meil on siuke vesirattalaadne paat ja mis meil on tund aega, mis sa sõit, eks ju? Tund aega. Ja tõesti, sa saad siin kõige ilusamaid pilte ja sa saad suht kaugel ka tegelikult ära käia selle paadiga, et selles mõttes kõik oleneb sellest, kui palju sa ise või su sõbrad viitsivad sõita sellega. Ma tean, ma leian alati parima aja, millal teiega jutustada ja ilmselgelt see on täna hommikul siis, kui Luuna häda teeb. No nii, tere hommikust. Meil eilne päev sai päris järsu lõpuvloogi mõttes ja teie mõttes, sest et viimane asi, mis te nägite, oli meie Alsteri jõe ääres paadiga sõitmas. Mis peale seda juhtus, te ilmselt jäite päris mitmest tunnist ilma, aga tegelikult, kui ma aus teiega olen, siis ei juhtunud mitte midagi otseselt erilist. Me läksime koju, me olime kõik nii väsinud ja me läksime magama. Me magasime mingi siuke tund pool ja siis me läksime siuksesse restorani nagu Luigi. See on siis tegelikult Itaalia restoran. Me pidime lauda ootama kuskil pool tundi, aga väga tore restoran oli, väga mõnusa atmosfääriga ja toit oli ka ülihea. Ja mis selle eriliseks teeb, on just see, et peale sööki nad toovad sulle 2 pudelit. Mis see oli, mida nad tõid? Sambuka äkki oli üks? Ma tegelikult ei julge teile öelda, et mida nad tõid meile, sellepärast, et ma ei mäleta, aga igal juhul 2 pudelit kanget alkoholi tasuta. Niimoodi, et sa võid ükskõik kui palju siis juua seda ja nad ei võta selle eest tasu, mis oli nagu tõesti väga eriline arvestades, et eks ju me teame, alkohol on kallis ja sellepärast meeldibki paljudele turistidele ja kohalikele seal käia, eriti enne pidu. Ja
tänane päev on siis meie viimane päev Hamburgis ja meil ausalt öeldes ei ole otseselt midagi planeeritud, välja arvatud seda, et me võib-olla õhtul lähme välja. Ja kuna meil ei ole otseselt mingit päeva planeeritud, siis ma ei tea, kas ma jätkan täna vlogimisega, sest et mul ei ole lihtsalt teil otseselt võib-olla midagi näidata. Kui mul on, siis ma kindlasti teen seda, aga hetkeseisuga ma arvan, et ma tõmban siin vlogi kokku, sest et ma olen väga realistlik ja meie homne lennuk läheb kell 10 hommikul, mis tähendab, me peame Hamburgis startima kell 4. Nii et ma juba tean ennast, ma ei võta kaamerat homme kätte, sest et mul on nii palju muid asju, millega ma homme tegelema pean. Nii et jah, ma arvan, et ma tõmban selle vlogi täna kokku ja ma loodan, et teile meeldis minuga aega veeta Saksamaal. Ja kui teile meeldis, siis kindlasti jätke ka kommentaaridesse, et mis teile Saksamaa vlogi juures kõige rohkem meeldis. Ja kas mul on midagi veel teile öelda? Ilmselt mitte. Järgmiseks me lähme Hispaaniasse ja me näeme teiega Lloret de Maris, nii et tuleb väga põnev nädal. Jah, aga siinkohal, tšau, näeme järgmises videos. Tere tulemast Lloret de Mari ja meie hotellituppa. Por todo yo brindo, desde lo feo hasta lo lindo. Tú eres una prueba que el mundo a mí nunca me brindó. Quería casarme, yo tan loco en ilusionarme. Siin saab ainult üles minna. Tus caricias, la verdad no fue el culpable.